Noh, seda on vaja teada selleks, et kui sul on hästi palju valikuid, mida täna nagu teha, et e-spordi maailmas on alates kaasaelajatele, ehk siis ala fännidele, on olemas mängijad, on olemas harrastusmängijad, sellised, kes on lihtsalt casual, kes mängivad lihtsalt kodus, siis on sellised, kes tahavad läbi lüüa, kes mängivad võib-olla seal semi-pro ehk siis niisuguse poolprofi tasemel. Siis on seal päris profid. Siis on seal striimerid, need, kes teevad lihtsalt mingid videod, teevad contenti, sisu toodavad, eks. Nendel on oma ülesanne, nad kajastavad, nad teevad sellest uudiseid, nad promovad neid mänge, eks ole, promovad iseennast, nad loovad iseennast tooteks. Ja loomulikult on need, kes siis korraldavad võistlusi nende jaoks, kes korraldavad erinevaid turniire, liigasid ja lisaks sellele on siis need, kes loovad neid mänge, mängude loojad. Ehk siis see tegelikult see põld on nagu hästi lai ja seda, et sa lõpuks selle nagu koha seal leiaksid ja sealt iseendale mingit kasu saaksid hakata lõikama, sest see on suur mull täna ja see mull ei ole kuhugi lõhkemas selles suhtes, et kui vaadata nagu tänaval ringi, siis sa tegelikult ju näed ära, et aina rohkem ja rohkem inimesi sinna sisse nagu jõuab. Ehk siis see põlvkond, kes täna nagu peale kasvab, et kui sa vaatad koolides ringi või kooli ees või kuskil, kus nii-öelda siis nagu chillitakse ja hängitakse tänavatel, siis kui palju on täna neid, kellel ei ole seda telefoni käe otsas, kas nad siis ei vaata sealt mingid striimerid, kas nad ei vaata sealt mingid videoid, seda on väga vähe tegelikult näha neid, kes ilma nende telefoniteta nagu ringi liiguvad. Ehk siis see maailm aina nagu kasvab suuremaks ja kõik, kes nagu peale tuleb, kõik nemad annavad mingi oma osa sinna. Kas nad siis ostavad neid mänge, et neid mängida, ehk siis see raha liigub nendele tootjatele lõpuks, või siis nad hakkavad seda mängu ise siis lõpuks striimima, või siis nad toetavad neid striimereid, nad tahavad kuidagi silma paista selles ülekandes, mida see striimer teeb, nad annetavad seal talle raha, nad tahavad nende nii-öelda kuulsustega siis tuttavaks saada, nad tahavad kuidagi isiklikku mingit suhet nendega luua ja sellepärast nad tegelikult siis toetavad neid, nad annavad neile oma energiat ja nad annavad neile ka oma ressursse. Ja need ressursid tegelikult tulevad ju alguses ju nende enda vanemate rahakotist. Ehk siis tegelikult ka need lapsevanemad toetavad juba e-spordi maailmat. Kui keegi siit on lapsevanem, kes seda ülekannet täna vaatab, siis väga suure tõenäosusega te tegelikult juba toidate seda maailmat, te olete ise juba tegelikult selle maailmas sees. Ehk siis ka mobiilimängud on täna juba e-sport. Et see ei ole ainult konsoolid või siis arvutimängud, vaid tegelikult ka juba mobiilidega võisteldakse päris suurte summadega. Siin Eestis jah, veel väiksemad, aga tegelikult siin samas lähedal juba, siin tegelikult juba Soomes ja Lätis, Venemaal, eks, Rootsis rääkimata, kogu see Skandinaavia piirkond tegelikult, seal liigub ikkagi väga palju raha juba selles maailmas. Et need turniirid ikkagi on 10 000 ja 100 000 eurod, kus ja mille peale nagu see mäng käib. Globaalses mõttes loomulikult on need veel suuremad, et kus juba tegelikult on need auhinnafondid juba miljonitega. Et see on nagu päris suur ja detailne maailm,
et selle jaoks ma arvan, et ongi vaja oma kohta teada, et kus te tegelikult juba praegu olete, et võib-olla te ju päris suure tõenäosusega te juba täna olete selles sees, te lihtsalt ei tea täpselt, kes te seal olete. Et need samused fännid või siis nii-öelda kaaselajad, need vaatajad, kes vaatavad neid ülekandeid, eks Twitchist või Facebookist või YouTube'ist, et sotsiaalmeedia on läinud ka juba seda teed, et neil on nagu gamingu jaoks ja e-spordi jaoks juba oma täiesti sektsioon nagu olemas. Et a la Facebookis on ka juba Facebook gaming, eks ole. Et YouTube'ist rääkimata. Aga et kui alguses kunagi Twitch tuli, et siis justkui seal oli nagu kõige suurem see traffic ja kõige suurem see, kus tänaseni välja, eks. Täna ikkagi ka, see on ikkagi nagu selline streamerite nii-öelda meka ja selline, kus ikkagi nagu ülekandeid kõige rohkem nagu täna tehakse turniiridel. Aga see paelumine ja see sidumine just seal, kus kõige rohkem nagu inimesi liigub, et see tegelikult ikkagi, kõik jõuab ikkagi sinna e-spordi ja selle gamingu juurde nagu sinna sisse lõpuks ikkagi välja. Et mis tahes nurga alt me seda ka nagu ei vaata.